tere õhtust! Nii nagu eelmises saates lubasime, nii ka teeme. Tänane saade saab olema totaalne naistekas. Naised kosmoses. Ingrid Peek ja Hallo Kosmos. Esimene UFO-monument Eestis. Verivärske UFO-vaatlus Tallinnas Mustamäel. Tänaseks on kosmosesse lennutatud veidi vähem kui 20 naisastronauti. Otsa tegi lahti velelanna Valentina Tereshkova aastal 1963. Temale järgnesid maailmaruumi USA'st, Hiinast, Kanadast, Prantsusmaalt, Indiast, Iraanist, Itaaliast, Jaapanist, Lõuna-Koreast ja Ühendkuningriigist pärit naisastronaudid. Ja siis saabus 28. jaanuar 1986. USA president Ronald Reagan on seda saatuslikku päeva meenutanud alljärgnevalt. Mul oli parajasti käimas pressisekretäri poolt juhitud briefing, millele pidi mõni minut hiljem järgnema lõuna telekanalite uudisteankrutega. Olime briefinguga jõudnud poole peale, kui mõned Valgemaja ametnikud tormasid ruumi ja ütlesid, et kosmosesüstik Challenger plahvatas mõni hetk pärast starti. Me tormasime telerite juurde ja nagu miljonid teised ameeriklased sel hingeliselt nii raskel päeval vaatasime videosalvestust sellest plahvatusest ikka uuesti ja uuesti. Üks astronautidest, Krista McAuliffe, oli käinud Valges Majas koos teiste õpetajatega, kes olid soovinud kandideerida astronautiks. Tegin tol päeval kõigile teatavaks, et just Krista oli võitnud võimaluse saada astronaudiks. Selle hetke meenutamine muutis katastroofi mulle kuidagi eriti lähedaseks ja traagiliseks. 28. jaanuar osutus 2 ametiaja kõige raskemaks ovaalkabinetis veedetud päevaks. Järgmisel päeval helistasin 7 hukkunud astronaudi perekondade liikmetele ja püüdsin öelda midagi, mis võiks neid lohutada. Kõik astronautide lähedastest, kellega rääkisin, palusid, et ma teeksin kõik, mis võimalik kosmoseprogrammide jätkamiseks. 3 päeva hiljem istusin koos Nancy'ga mälestusteenistusel Challengeri komandori Francis Scobie ja meeskonnaliikme Michael Smithi abikaasade vahel. Mul oli raske leida sõnu, et midagi öelda. Embasime üksteist ja püüdsime hoida tagasi pisaraid. Me ei lasknud kosmoseprogrammidel hääbuda. Peagi lendasid kosmosesüstikud jälle. Põhjaliku uurimise käigus tuvastati, et katastroofi oli põhjustanud ebakvaliteetne pisidetail hinnaga mõni sent. Sai selgeks ka see, et plahvatus ei purustanud kapslit, milles viibisid astronaudid. Sellest järeldus, et vähemalt mõnikümmend sekundit enne hukkumist olid astronaudid teadlikud aset leidnud katastroofist. Pärast 28. jaanuarit 1986 lennud kosmosesse jätkusid, maalähedasele orbiidile jõudsid ka erinevate riikide naisastronaudid. Hulgaliselt naisi kandideerib ka esimese Marsilennu meeskonna liikmeks. Teaduse ajaloos ja ajaloos üldse on just naised olnud korduvalt mõtlemise piiride avardajateks. Eesti meedias on olnud üheks mõtlemise piiride avardajaks saatesari Hallo Kosmos ja selle autor Ingrid Peek.
6. aastat Raadio 2 programmis olev sari on tänaseks eetris kõlanud juba rohkem kui 250 korda ja lõppu pole nähagi. Saatesarja autor ja toimetaja Ingrid Peek oli meeleldi nõus tulema meie stuudiosse ja rikastama taevariiki oma meeldiva kohaloluga. Näitame teile täna esimest osa Ingridiga salvestatud intervjuust. Ja saate pealkiri on Hallo kosmos. See on niisugune väga intrigeeriv selles mõttes, et te nagu püüate kellegiga kosmoses kogu aeg kontakti saavutada. Kas on ka vastuseid tulnud kosmosest? No vastuseid tuleb ju läbi saatekülaliste. Et selles mõttes, et iga inimene toob oma kontakti siis oma kosmosega, on see siis sisekosmos mõnedel inimestel, teistel väliskosmos, kas siis ütleme ufoloogilises võtmes või teaduslikus võtmes, et minul on lihtsalt rõõm ja au vahendada nende inimeste kontakti kosmosega. Nii mõnelgi, kes meie praegust juttu jälgib, kuulab, on tekkinud küsimus, et aga milleks sellist saatesarja ikkagi vaja on ja oskad sina öelda, miks tahetakse selliseid saateid, selliseid teemasid ja oskad võib-olla sina ka öelda, missugune tulevik siis inimkonda ootab, missugune on sinu visioon, nägemus? No väga suured küsimused, et ma alustan siis sellest, et miks sellist asja vaja on. Et ma arvan, et maailmas on rohkem kui see, mis on silmale nähtav, kui see, mis on mõõdetav ja tõestatav ja katsutav ja kirjeldatav. Ja maailm on täis müsteeriume, millest me täna veel ei tea, mis ei tähenda seda, et me sellest homme või ülehomme täpsemalt ei teaks. Universum ei koosne siiski ainult mõõdetavatest materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Inimese loomulik tung on uudishimu ja tõeotsingud, et kui me selle poole ei püüdle, mis mõte siis sellel kõigil üldse on. Et ma arvan, et see saade pakubki inspiratsiooni ja ka ütleme alternatiivi tavaolekutele, tavateadvusele, tavalistele reglementeeritud paigas maailmavaadetele, et inimest natukene avaramalt maailma nägema, suunata. Mis aga maailmast edasi saab, võt seda ma ei tea, et sinu isiklik prognoos, sinu isiklik arvamus, visioon, nägemus. Olen patoloogiline maailmaparandaja, et ma väga loodan, et kuidagi ikkagi õnnestub inimkonnal ärgata, ütleme, suuremale teadlikkusele, et me saame aru, mis on meie tegude mõjud, milline on see globaliseeruv maailm oma kõikide keeruliste protsessidega ja suudaksime siis kuidagi võtta ennast kokku ja areneda sinna, et me saaks need kosmilised kodanikud, et me oleks inimkond tervikuna kuidagi tervem ja targem ja väärilisem, siis võib-olla ka liikuma edasi kosmosesse. Missugune on sinu enda arvamus maavälise mõistuse tegevusest maakeral, inimkonna kontaktidest maavälise mõistusega? Kas see on mingi muinasjutt, unelm või on see reaalsus? Igapäevase elu juurde kuuluv, mida me võib-olla lihtsalt ise ei taju, aga mis tegelikult eksisteerib. Mis on sinu isiklik arvamus? See on triki küsimus, on ju, sest et kui ma ütlen, see on reaalsus, siis oleks ju kohe, et kus on tunnistused, et mille põhjal ma seda väidan. Ma arvan, et see on ülipõnev fenomen, et selle uurimine on väga vajalik ja sellega tegelemine on väga oluline. Et see, et ta on praegu selline amatööride, huviliste, parafännide, ufoloogide pärusmaa. See on väga tore, sest et nendest inimestest ja nendest tegijatest võivad kasvada välja suuremad uurimisüksused, kes siis üks päev toovad meile need tõendid ja tõe lauale, mida siis skeptikud ja teadlased ootavad. Et kui sa mõtled selle peale, et tänapäeval on maailmas juba väga palju tõsiselt võetavaid üksusi, kes sellega tegelevad, kas siis mõned eksopoliitika inimesed, kes uurivad väga põhjalikult. Sõjaväelased. Või Steven Greer oma Disclosure Projectiga, kuhu ta koondabki just nimelt kõik need sõjaväelased, ametnikud, teenistujad, kes on adekvaatsed allikad, kes suudavad anda tunnistusi selle kohta. Et ma arvan, et see on väga suure potentsiaaliga tulevik, aga ütleme,
kahjuks ei ole ise rohelisel vehikesel kätt surunud, aga ma loodan, et meie eluajal see saladus ikkagi avaldab ennast. No siin täna selles saates, Naiste eri saates on võib-olla sobiv aeg ja koht meenutada, et Hillary Clintoni valimiskampaania juhiks on nimetatud John Podesta, kes on võib-olla Ameerika Ühendriikide poliitilise püramiidi absoluutses tipus olev inimene ja väga suur UFO asjatundja ja selle fenomeni igasuguste saladuste avalikustamise eestvõitleja. Nii et järelikult võib-olla see lähitulevik, järgmine ülejärgmine aasta saavad olema äärmiselt põnevad selles valdkonnas. No loodame, sest aastat 2017 on nii mitmelgi pool välja käidud kui sellist märgilist aastat, aga enne me ju ei tea, kui mingid reaalsed sündmused toimuvad, et see ongi selles mõttes omapärane, et reaalsed sündmused toimuvad, reaalseid tunnistusi antakse, reaalsed inimesed saavad kogemusi, erinevaid, kas siis lihtsalt vaatluseid või isiklikke kogemusi, aga need justkui ei päde, et meil on vaja kedagi, kes siis ametlikult tuleb ja ütleb, jah, see on nii või ei, see ei ole nii. Või ikka ütleme, et jah, see on nii, et see nagu oleks kuidagi see, mis siis kinnitaks maailmale, et see on nii. No üks oluline selline tõendusmaterjal ongi asjaolu, et ükski kõrge ametiisik, president, peaminister, kuningas, diktaator, ma ei tea, mida iganes, ei ole kunagi öelnud, et seda nähtust pole olemas või et maaväliseid kontakte inimkonnal ei ole olemas. Eitust pole mitte kusagilt kõlanud, on vaikus ja seda vaikust võib tõlgendada teatud määral kui jah, see kõik on olemas, aga me veel teile ei räägi. Mis tuleb aastal 2017 nii põnevat ja vägevat, et seda on peetud selliseks märgiliseks aastaks? No mina seda ju täpselt ei tea, mis siis tuleb, aga seda aasta arvu on mitmel pool välja käidud, aga kui sa räägid valitsejatest, siis see on väga huvitav see, et kuidas nad mängivad selle teemaga. Et kui me mõtleme Medvedjevi peale, kes omal ajal rääkis sellest, kuidas Venemaa presidendile antakse 2 toimikut, millest üks on tuumasaladused ja teine on siis UFO-saladused, kuidas nii Bill Clinton kui Obama on maailmakuulsates miljonite poolt vaadatud talk showdes sel teemal teinud nalja, viidates sellele, et jaa, võt küll oleks tore teada ja eks siis näeme, kui nad tulevad ja nii edasi. Et jah, võib mõelda, et see on inimlik huumor, aga võib mõelda ka seda, et loodetavasti nad siis teavad rohkem kui meie, et millalgi on äkki oodata ka sellist avalikustamist, sest sellest on ka aastaid räägitud, et käimas on nii-öelda disclosure race ehk siis avalikustamise võidujooks, et kas seda teeb siis Venemaa, Ameerika või hoopis Hiina, et kes on siis esimene, kes kas siis saab loa, on valmis või võtab selle julguse, et maailmale midagi sel teemal ka ametlikult öelda. Et seda me ilmselt näeme, et me elame väga põneval ajal. Me elame koguni nii põneval ajal, et UFOdele on hakatud püstitama monumente. UFO-vaatlus, mis põhjustas Eestis, aga võib-olla ka kogu maailmas esimese UFO-monumendi püstitamise, toimus detsembris 1996. Paar nädalat enne jõule nähti Harjumaal Padise vallas Pae külas särava jõulupuuga saranevat UFOt. Nägijaks oli Poosimatsu talu perenaine Alma Jakson. Kuju oli nii kui jõulukuus ja nii kiirgavalt säras, et päike paistis, päikesega olid natukene maad olid päikesest eemal, päike säras. Aga mis kellaaeg see võis olla ka umbes? No umbes kella 12 maeg päeva, keskpäeva. Kuuse kuju ime nähtus oli kõigist kõige ülem, see kirgas kõigist kõige ülem. See oli suurem. See päike oli tema kõrvas nii kui pisikene kihu paistis punaselt. Mina vaatasin tükki aeg seal õue peal, ega meil palju vahet ei olnud. Ta oli just õue ja põllu vahe peal, aga siiski põllul ta oli ikka. Nii kiirgavalt põles kogu aeg
et mina natukene aeg teda vaatasin ja meil naabri talusse, käige rohkem. Miks sa tahtsid naabritalusse minna? Sellepärast tahtsin naabritalusse minna, et naabri neiu lõhkus, elatanud neiu. Lõhkus puid oma kuuri all, puukuuri all. Kas sa otsisid, et tahtsid, et keegi teine ka näeks, et mingi piirastust või silma pette? Jah, et mis see on. Et kuule, Alma, miks sa selle iluse jõulupuu põllale põlema panid ja nii palju kiirgavalt põleb, eks sa toonud ikka tuppa selle, ütles minule. Ja vaatas siis kähku uuesti jälle sinna jõulukuuse pool aknest välja, aga siis oli juba jõulukuus kadunud. Ja mis seal oli? Seal oli sealt kohast natukene oli ikkagi lund maas. Sealt oli ikka kreemustanud Sealt oli lumi ära sulanud. Sulanud ikka, jah. Kolmnurkse kujuga jõulukuuske meenutanud ufole püstitas Põlukivist ausamba Alma Jaksoni poeg Mati Jakson. UFO monument avati kevadel 2008 just selles kohas, kus detsembris 1996 oli jõulupuud meenutanud UFO umbes pool tundi Poosimatsu talu põllul säranud. Monumendi idee autoriks on Alma Jaksoni poeg Mati Jakson. Paljud teadlased on ka tänapäeval püüdnud UFOde külaskäike seostada ainult tavalise loodusnähtusega. Ka on teatud ringkonnad huvitatud tõe ja faktide võltsimisest. Meie ülesanne on teadvustada planeedi Maa elanikele, et me pole lõpmatuses universumis üksinda. Küllap seisame praegu ajaloolise fakti ees, millest räägivad veel tulevased põlvkonnadki. UFOde vaatlemise ja uurimise üheks oluliseks tulemuseks on inimeste maailmapildi muutumine, selle avardumine. Maakera ja inimkond kui tervik paistavad näiteks maalähedaselt orbiidilt vaatatuna sootuks teistsugused kui maapinnal liikudes. Maavälised arukad olendid on arvatavasti juba ammugi aru saanud, et inimene on ka julm, verejanuline ja agressiivne loom. Lakkamatud sõjad ja välised konfliktid, maakera eluslooduse halastamatu hävitamine ja lähikosmose reostamine ei näita meid just eriti arukate olenditena. Seetõttu on igati tervitatav niisuguste tagasihoidlike, meist oluliselt arukamatele olenditele pühendatud monumentide tekkimine. Paeküla, Poosimatse talu õuele oleks nagu maandunud mingi anomaalne väike kivi. Meie õhuruumis on liikunud erinevaid objekte ja üks vähem tuntuid on kuuse- või koonusekujullised objektid. Ja minu arvates siin oligi tegemist sellise objekti laskumisega ja asjaosalised on siin andnud ütlusi. Kõige tänuväärsem selle asja juures oli Mati Jaksoni ema tunnistus, mis on lindis. See aken on siit ka näha ja kui ta sealt aknaruudust välja vaatas, siis ta nägi suurt objekti, mis oli kuusekujuline. Ja ta aimas midagi, et see ei saa nagu juba maine asi olla, kui on nii kaua inimene elanud maa peal, siis tal on ka enda tõekspidamised ja kogemused. Ta tuli välja trepi peale, paar sammu lähenes siia paigale, aga siis nagu jäi mõtlema niimoodi, et mine tea, äkki viivad mind ka veel kaasa. Vot see oli päikesepaisteline selge ilm, aga nagu mul ema ütles, päike oli siin kohas kuskil, et see oli üsna päikese lähedal või nii aga päike oli nagu punane laik selle tugeva ütleme lendobjekti kõrval. Mis puudutab UFOdesse, siis see on juba keerulisem asi. Sinna perekonda kuulub väga palju keerulisi, ka kuusepuud ja lendavad muud asjad, aga edaspidi siis kultuuriline anomaalia, UFO monument Põhja-Eestis. No ja saagu ta meile siis nähtavaks. Võtan selle kivi ja päikselise liniku siit. Täna on
kutsumast mind siia, sest minu anomaaliate uurimise teel on üks järjekordne vahva asi teoks saanud. Ja ma ei imesta, kui siia tulevikus tulevad koolilapsed, aga tere tunnust tulemast sellele tulnukale. Väike aplaus. Ja kui teil jääb mõttes midagi ebamääraseks, siis teil võib täiesti õigus olla, nagu on nendel enda objektidegagi. Ja muidugi, kes soovib, näeb teda siin Padise vallas seda paika, mis on siis tänasest tähistatud. Eelkõige soovin rahvale positiivset mõtlemist ja usku, lootust ja armastust. Siin muidugi on see klassikaline kettekuju, neid on nagu kõige rohkem on teada juba mitu tuhat aastat enne Kristust, nad külastasid. Sündmused taevariigis ja ufode maailmas muutuvad aina põnevamaks ja meil on teile täna rääkida lugu väga hiljutisest minevikust. Lugu juhtus Tallinnas, Mustamäe kandis ja Igor Volke on tulnud täna siia stuudiosse ka koos fototunnistustega sellest, mida siis nähti ja mida õnnestus mobiiltelefoniga salvestada. Igor, mõni sõna sellest, mis siis tegelikult toimus ja kus ja mida nähti? Suhteliselt standardne või rutiinne keskkonna anomaalia vaatlus 2. veebruaril hommiku kella 10 paiku. Ajaliselt arvestame, et kulges minuteid kuni 10 ja on tänud inimesele, kes võttis sensitiivsena ja samal ajal vastutustundlikuna ühendust, andis teada, esitas oma fotomaterjalid ja siis sealt edasi vajame nüüd juba vaataja abi, sellepärast, et mis neist ufodest ikka rääkida või kuulda, parem võtame uurimisest ise jõudumööda osa. Et minu üleskutse on siis selline, et kodanikud või firmad, kelle turvakaamerad või muud veebikaamerad või juhuslikult sooritatud ülesvõtted või pildistused on Nõmme keskuse või Männiku suunal ja ükskõik, kas nad on siis erinevatest ilmakaartest, aga umbes sellesse asimuuti, siis paluks meile teada anda ja kui me saame erisuunaliste vaatluste materjalidest midagi väga asjalikku kokku, siis me kindlasti anname ka vaatajale teada. Ja halli taeva taustal siis 1,5–2 kilomeetri kaugusel oli vaadeldavad kollaks-valged kerajad, matid, valgused, mis olid võrkülgse kolmnurga nagu tippudes ja kogu see kompleks liikus, pöörles aeglaselt ja lõpuks rivistus nagu need valgused sirgjoonele ja vajusid siis metsa taha vaatleja suhtes. Ja mõne minuti pärast kordus sama teine tsükkel ja kolmanda tsükli perioodil siis inimene väga nagu adekvaatselt reageeris või siis ärkas, et on ju võimalik pildistada. Võttis kaamera ja tegi need pildid, nii et meil on 3-4 kaadrit kolmandast tsüklist olemas. Huvitav on vaadata, et need valguskerad või siis selle kolmnurga tippudes olnud niisugused valgusallikad on siin fotol väga selgelt nähtavad. Nad on väga konkreetsed, nad on sellised, mida kindlasti aja segamini mingisuguse loodusnähtuse või keravälgu või millega iganes. Esialgset uuringut ja kontroll on näidanud, et ei ole tegemist lennukiga, ei ole tegemist droonidega, ei ole selgelt eristatavat inalaternat ja vajame lihtsalt täiendavat informatsiooni. See kolmnurk oli oma nurgamõõtudelt umbes 1,5 kuuketta läbimõõtu, seega visuaalselt küllaltki suur vaatlusobjekt ja need valgused pildistamise juures on jätnud arvestatava ringi või keraja kuju, et tähed
No ei tule kõne all. Orioni vööd ta võiks ju meenutada, aga ei mängi välja. Selle jutuga seoses meenub mulle praegu UFO, mida me oleme oma saates näidanud ja see ilmus Kremli kohale aastal 2009 ja niisugune kolmnurgne moodustis ja ka niisugused tuled olid kolmnurga tippudes ja ta liikus kindlasti seal, kus mitte midagi ei tohiks nagu näha olla, aga ometi ta seal oli ja maailmas on kolmnurga taolisi UFOsid nähtud ikka päris palju. No, tervete lainetena sajad vaatlused Belgia õhujõududelt, NATO õhujõududelt oli 90. aastate algus, et Belgia, Holland, Põhja-Euroopas väga palju objekte, kolmnurga kujulisi, aga Kremli kohal oli analoog, mis 75. aastal Riia kohal filmiti, et ma olen seda filmi episoodi näinud, siis Kremli objekti joonmõõdud on erinevate vaatlusmaterjalide põhjal nagu tuvastatud, et see on 100 kuni 1000 meetrit, et väga suure ruumilise sellise prisma või trigooniga ja kohase piirkonnas tükkimat aega aeglaselt pööreldes ruumis, kohas, kus niisugused objektid ei tohiks olla. Niisiis, kui tahaksite midagi lisada 2. veebruaril Tallinnas Mustamäel toimunud UFO-vaatlusele, siis palun kasutage meiliaadresse, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Tänan teid vaatamast ja kuulamast ja tänan ka kõiki neid, kes on saatnud meile kirju või läkitanud meile. Püüame neid tutvustada teile juba lähemates saadetes. Kohtumiseni 2 nädala pärast Taevariigis UFO-dega.